siin loetud minutite pärast algav mäng kahtlemata nende hulka kuulub, mida nii-öelda 6 punkti mängudeks võib klassifitseerida, sellepärast et viimane esimese ringi voor siis Floraga kodus ja teine peegelringi voor Floraga võõrsil ei ole midagi hõisata ka Pärnu Vaprusel, neid ootab täpselt samamoodi peegelvoor ja seal vastaseks Tallinna FC Levadia. Ei saa samas ka öelda, et oleks mindud mängule kindlate, ütleme siis, või väga raevukate võidumõtetega, tasemevahe ja kõik need jutud, aga tagumises nurgas palli noolima Martin Alliku tsenderdus kasti ja suunab selle sealt ära Gerdo Juhkam, ka pealelöök järgneb, aga takerdub see Pärnu kaitsetesse ja lõpuks läbi häda saavad Pärnu mehed välja. Nii et vaatame, mis siit tuleb. Sander Post läheb ise lööma. Ja kavalalt ja imeilusalt Sander Post selle olukorra realiseerib. Mängutarkusega praegu mängiti üle Pärnu müür. Viljandi Tulevik on 16. minutil võtnud juhtohjad selles mängus enda kätte, nii et 1-0 on kollasärgid saanud oma tahtmise, 15 minutit on mängust kulunud ja Viljandi meestele pall liigub välja Märel väljakul muidugi kiiresti ja tundub, et praeguse mängupildi põhjal on see Viljandi Tuleviku pigem soosinud ja millise värava lööb siit Viljandi Tulevik! Milline värav paremalt äärelt oli see Martin Allik ja tsenderdusena mõeldud pall Hendrik Vainu valvatava värava tagumises nurgas maandub. Täiesti fenomenaalne värav, kahtlemata tugev kandidaat mängu. Ilma närviga üle lõid täpselt samasuguse penalti täpselt samasse kohta, nii et ja nüüd ohtlik olukord tekkimas, Pärnu värval Saarts oli seal valves ja nüüd rumalasti passiivseks jääb Viljandi kaitseliin, lastakse seal lükata Pärnul üksteisele otsa vaadates ja Pärnu igati teenitult selle olukorraga ära karistab, on see värava autoriks Toomas Pent, nii et hetkeline tähelepanematus värav selle vahel. Pärnu mehed saavad siit, ei saa enam ka viimasele pealelöögile ja Viljandi on võtnud ülimalt tähtsad 3 punkti Pärnult. Pärnu esitust tuleb muidugi kiita.